Ma ütlen võib-olla ette ära selle, et esiteks, kui sa oled esimest korda mu kanalil, siis vaata mu eelmist videot, mis on matemaatikaeksami kohta. Teiseks, kui sulle mu sisu meeldib, siis like ja subscribe. Ja kolmandaks, ma räägin täna eesti keele eksamist, inglise keele eksamitest, põhikooli eksamitest ja nelikatsetest ja sellest, et kas on targem valida CAE või inglise keele eksam. Ja ma ütlen ka kohe selle ära, et ma olin põhikoolis väga nohik. Et see video on kergelt mina 20 minutit seletamas seda, et ma olin nohik. Ma loodan, et see motiveerib sind õppima ja see motiveeris mind ülikoolis ennast kokku võtma, sest ma ei ole ammu enam nii tubli, kui ma olin põhikoolis ja võib-olla ka gümnaasiumi alguses. Meil oli väga fun õppimiskultuur põhikoolis, mis kindlasti ka seda toetas. Pluss ma lihtsalt olin nii uudishimulik, et ma tahtsin absoluutselt kõike õppida. Ma loodan, et sa naudid seda videot ja te võite kommenteerida, kui teil on mingid ägedaid ideid veel juurde anda. Ma sain eesti keele eksamis 87 punkti. Ma olin selles ka mega pettunud. Ma olin kõikides oma eksami tulemustes väga pettunud ja ilmselt see oligi sellepärast, et meil oli karantiin ja meil ei olnud normaalseid õppetingimusi. Aga ka lisaks oli see, et ma teadsin, et mu kirjand on väga hea ja mu kirjand oligi väga hea. Mul oli kirjandis ainult üks viga. Aga ma kõik punktid kaotasin lugemisülesandes, mis on väga üllatav minu jaoks, sest et ma olen alati teadnud, et ma kirjutan häid kirjandeid. Ma alati kirjutan kirjandeid niimoodi, et ma hullult näen vaeva nendega, aga ma ei oleks kunagi kujutanud ette, et lugemisülesanne on mõtleselt pool lugemisülesande punktidest ma lihtsalt kaotasin. Mina kirjutasin oma kirjandi, kuna meil räägiti veganismist või kuna me arendame startupiga taimset piima välja. Mul olid kõik faktid peas, kõik Harvardi uuringud olid mul peas, kõik MIT uuringud olid mul peas mingisuguse jätkusuutlikute valikute kohta. Teadsin, et ma kirjutan selle kirjandi väga hästi, sellepärast ma sellega valisin. Ma tõin sinna kõik näited, uuringute näited, mida tavaliselt mitte kunagi eksamis ei küsita. Aga ühesõnaga ma olin oma kirjandiga mega rahul, aga jah, lugemisülesanne läks mul täiesti tuksi. Pigem ma isegi soovitan lisaks kirjandile ka väga keskenduda lugemisülesandele, sest et see on täpselt selline asi, et sa mitte kunagi ei tea, mida nad hindavad või mida nad sinult ootavad. Ja ma soovitan neid väga palju lahendada. Alguses see tundub ülitüütu. Ma olen kõik oma lugemisülesande varasemad, ma ei tea, tööd või asjad saanud maksimumpunktid ja siis ma läksin eksamile lihtsalt, mida asja. Võib-olla 2 suurimat asja. Esiteks, õpi ära korralik viitamine ja korralik tsiteerimine. Ma näiteks õppisin pähe 7 tsitaati, mis oleksid nii unikaalsed, et ma saaksin neid ükskõik mis teema puhul kasutada ja ma kasutasingi ühte neist. Ehk siis pooled need tsitaatid olid Eestist ja pooled olid välismaalt. Lõpuks ma kasutasin vist Malcolm X-i tsitaati ja alati on hea, kui sul on kirjandis vähemalt üks tsitaat. See lihtsalt näitab sellele hindajale, et sul on väga avatud maailmavaade ja nii edasi. Ühesõnaga, ma väga soovitan seda, et sa võtaksid mingid kindlad tsitaadid ja lihtsalt tuubi vähene, et nagu neid on 7, neid lauseid on tegelikult väga lihtne jätta meelde ja ma kasutasin neid nii proovieksamil kui ka põhieksamil täpselt neid samad 7 tsitaati. Kuulasin meelega väga palju ööülikooli saateid, mis just rääkisidki potentsiaalsetel eksami teemadel. Ma kirjutasin nende inimeste arvamusi üles, just leidsingi Eesti ühiskonnas väga respekteeritud inimesed ja siis kuulasin nende kas loenguid, podcaste, mingisuguseid artikleid või raadiosaateid, kus nad on rääkinud. Peamiselt ma just lugesingi artikleid Sirbist, ERR-ist ja Müürilehest näiteks. Ja näiteks inimestest, kelle kohta ma ekstra lugesin, oli ala Marju Lepaja ja David Vsevjov, Marju Lauristin ja nii edasi. Ühesõnaga inimesed, kes on ühiskonnas väga respekteeritud. Ja samuti ma soovitan läbi lugeda kõik Yuval Noah Harari raamatud, näiteks 21 õppetundi 21. sajandiks ja Sapiens, kuna ta räägib väga paljudest erinevatest teemadest. Sa saad temalt argumente tuua ja meelde jätta ja neid asju üles kirjutada ja kuidagi oma arvamusi kujundada. Et ma oma proovieksami kirjutasingi vist poliitikast ja ma kirjutasin väga palju tänu Yuval Noah Hararile selle, kuna ma sain oma proovieksamil näiteks 98 punkti. Mul läks proovieksam nii hästi, ma olin väga hea. Ma teadsin, et see läheb hästi, mul on kõik selge ja ma ei õppinud midagi ja lõpuks ma läksin päris eksamile ja mul ei läinud nii hästi. Mis raamatut ma veel soovitan, on Tammsaare valitud artiklid, tal on neid mitu sarja. Ta on ka kirjutanud erinevaid esseesid erinevatel teemadel. Lisaks, mida mu kirjandusõpetaja kunagi soovitas, ka Leszek
Kolakovski miniloengud Marxi probleemidest, räägib ka jällegi nagu erinevatest teemadest ja üldse avatud Eesti raamatusari, võib-olla sa oled Rahvaraamatus või kuskil näinud, need on erinevad filosoofia raamatud, on väga hea asi, mida jällegi õppida enne, kui sa hakkad kirjandit tegema, sest et võib-olla sa leiad jälle mingisuguseid argumente ja häid pointe, mida sisse tuua. Ja teine suur asi, mida me tegime koos mu klassiõega, on see, et me vaatasime kõik varasemad eesti keele eksamid läbi. Me kirjutasime kõik üldisemad teemad ülesse, näiteks mingisugused Eesti ühiskonna suurimad probleemid sel aastal võivad tulla eelmisel, üle-eelmisel aastal olnud väga aktuaalsed asjad teemadeks, näiteks poliitikas polariseerumine või üleüldiselt ühiskonna lõhestumine või ühesõnaga mingid ühiskonna probleemid võivad tulla, samas võivad ka tulla majanduslikud probleemid. Ma ei usu küll, et võib-olla koroona teema tuleb eksamitesse, aga võib-olla mingisugune sellega seotud teema tuleb eksamitesse, võib-olla kriisi teema tuleb eksamitesse, võib-olla tuleb mingisugune loodusteema eksamitesse. Ühesõnaga vaata kõik need varasemad eksamid läbi, pane mingisugused üldisemad teemad kirja ja tee seda kellegagi koos, siis sul läheb see kiiremini ja siis, mida sa teed, on see, et kui sa oled kõik need teemad üles kirjutanud, kirjuta iga teema alla konkreetsed argumendid, mis on poolt ja vastu, kirjuta konkreetsed näited ja viited sinna juurde, kirjuta konkreetsed tsitaadid, võib-olla, ma ei tea, mingisugused kindlad inimesed, mis on selle erialaga seotud. Kui oli näiteks kooli kohta vaja kirjutada, siis ma tõin Marju Lepaja tsitaate, kui oli vaja ühiskonna kohta kirjutada või poliitika kohta kirjutada, siis ma tõin Marju Lauristeni tsitaate ja nii edasi või Lennart Meri tsitaat. Väikse minikirjandi iga võimaliku teema kohta, mis võib eksamile tulla. Ja kirjandi kirjutamiselt ja täpselt seda sama asja, mida ma soovitasin ka matemaatikaeksami puhul, et pane endal taimer tööle ja kirjuta reaalne kirjand. Võib-olla isegi, kui sa oled väga rahul selle kirjandiga, siis viis enda eesti keele või kirjanduse õpetajale, las ta vaatab selle üle, las ta annab oma arvamuse. Näiteks kui ma tegin oma eksami ära või kui ma tegin oma proovieksami ära, siis ma küsisin ka oma õpetajalt tagasisidet, et teada, et mis tema arvab, kuidas mul läks. Isegi kui tema seda ei hinda, siis see ikkagi andis mulle meelerahu, kui ta ütles, et mu kirjand oli väga hea ja ta leidis ainult ühe vea. Inglise keele eksam. Mina tegin inglise keeles nii riigieksami kui ka CAE. Ma ei tea, miks ma selle riigieksami üldse tegin. Minu arust see ei ole enam vajalik, kuna CAE loeb ka riigieksamina ja ma igal juhul soovitan teha CAE. Kuna kui sa kandideerid tööle, on väga hea, kui sul on öelda, et jah, mul on C1 tasemel inglise keel või mul on C2 tasemel inglise keel. Täpselt samamoodi isegi, kui sa tahad praegu minna näiteks Eesti ülikooli, aga kui sa tahad kunagi minna välismaale praktikale või vahetusõpilaseks või tahad minna magistrit välismaale tegema, siis sul on vaja CAE-d. Ja kuna Eestis saab nüüd seda teha minu arust tasuta, 12. klassis vähemalt mina sain teha, siis ma väga soovitan teha CAE. Kui palju ma punkte CAE-l sain, ma sain 196 punkti 200-st või 210 või 220 oli vist maksimum, aga see oli juba C2, ehk siis mul jäi täpselt 4 punkti puudu, et C2 saada. Ja CAE puhul oli naljakas see, et mu tulemustes oli kõik ülejäänud C2 tasemel üle 200, aga mu kirjutamine oli vist 180 punkti või. Ja ma ei tea miks, ma ei tea, mida ma valesti tegin, aga ma oleks võinud kirjutamise osale rohkem tähelepanu pöörata, kuna see on reaalselt asi, mida saab õppida. Ehk siis kogu see kirja kirjutamine ja reporti kirjutamine ja essee kirjutamine, see on natuke teistmoodi kui eesti keele. Ühesõnaga, ma ei oska tava inglise keele eksami kohta väga mitte midagi öelda, ma ei mäleta sellest midagi, ma tegin selle 2 aastat tagasi, aga CAE ma tegin eelmine aasta, siis kui ma reaalselt olin 12. klass. Miks ma veel CAE-d soovitad ongi see, et kui sul tulevikus seda on vaja, siis sa pead seda ikkagi tegema, lihtsalt mingi 5 aastat hiljem inglise keele eksamit teha on palju raskem, kuna tegelikult praegu, kui sa oled gümnaasiumi õpilane, siis sa oled kõige targem, kui sa üldse oled, selles mõttes nagu akadeemilises mõttes oma praegustes teadmistes, sul on kõige laiemad teadmised. CAE kohta on netis lõputult infot, YouTube'is on erinevad videod, kuidas seda läbi viiakse või mida seal küsitakse ja ma tegin netis kõik need quizid läbi, mis seal olid eksami kohta. Kui sa loed inglisekeelseid artikleid või raamatuid, siis kirjuta kõik sõnad, mida sa inglise keeles ei tea, üles. Siiamaani loen raamatuid niimoodi, ma loen väga palju inglisekeelseid raamatuid ja näiteks kuna ma loen väga palju ajaloost ja poliitikast, siis seal on ülipalju raskeid sõnu, mida ma ei ole varem kohanud ja siis ma kirjutan kõik need ülesse raamatu kaane peale, nagu mingisuguse sticky note'i peale ja siis ma pärast tõlgin need ära või siis tõlgin samal ajal ära niimoodi, et ma reaalselt loen raamatuid ja tõlgin kogu aeg seda teksti, sest et ma ei näe mõtet sellele, et sa kogu aeg skipid sõnu, sest nii sa ei õpi keelt. Üldiselt CAE nagu kirjaliku osa ma tegin väga tunde pealt. Minu arust see oli suur improviseerimine lihtsalt. Ma ei oska nüüd kuidagi isegi väga õppida selleks, ma ei õppinud ka väga palju selleks ainult koolis. Ma ei ole üldse kunagi inglise keelt väga palju õppinud, ma ei ole selle peale väga palju keskendunud. Üks asi veel, mis võib-olla CAE vestlusel
meeles pidada, on see, et ma soovitan kõik need videotutorialid ära vaadata, kuidas seda vestlust peetakse. Ma soovitan neid vestlusi omavahel pidada näiteks sõbraga, et sa oma mingisuguse sõbrannaga istud koos ja teil on need küsimused ja siis te koos üritate vastata ja koos üritate mingit vestlust arendada. CAE vestluse puhul oligi tähtis see, et sa teist inimest kuulad, et sa räägid temaga kaasa, et sa kas ütled, et jaa, ma olen nõus või ei, ma ei ole nõus, sellepärast ühesõnaga, et sa oled seal sõbralik, sa oled seal avatud. Ja võib-olla mida veel CAE vestluse puhul meelde jätta on see, et ära lase teise inimese inglise keelel tõmmata sinu inglise keelt alla. Et kui sul on teine inimene, kelle inglise keele näiteks hääldus ei ole kõige parem või vastupidi, kasutab näiteks väga lihtsaid sõnu, siis ära lase endal sellest mõjutada, sina kasuta ikka väga avatud sõnavara, kasuta selliseid sõnu, mida sa võib-olla igapäevases inglise keeles kunagi ei kasuta, aga lihtsalt mis jätab sinust parema mulje. Täpselt samamoodi, mis ka Taanis võib juhtuda, on see, et meil mõned inimesed räägivad väga suure aktsendiga inglise keelt ja kuigi mul ei ole nagu kõige suuremat aktsenti inglise keeles, siis see on nii naljakas, kuidas mu enda aktsent läheb ka palju suuremaks, kuna neil on see nii suur. Ehk siis ma lasen nende keelekasutusel mõjutada minu enda oma, mida tegelikult ei tohiks juhtuda ja ära palun seda sihukest asja tee, kui sa teed CAE eksamit. Viimasel päeval eksamiks tuupimine, see tavaliselt ei aita sind, pigem maga korralikult. Eksami stressi osas, ega see eksami stressi sind kuidagi nagu targemaks ei tee, ega see sind ei aita rohkem õppima, et võib-olla mõtlegi välja, miks sa stressad selle eksami pärast, kuidas sa saaksid seda stressi maandada, hinga, mediteeri, võta aega nende emotsioonide läbitöötlemiseks ja siis liigu alles edasi, et ära võib-olla ka suru maha neid stressi emotsioone, aga lihtsalt mõtle välja, miks sa seda stressi tunned ja kas see stress reaalselt aitab sul neid paremaid punkte saada. Ma võin öelda, et ei aita tavaliselt. Ehk siis jah, see on võib-olla ainuke asi, mida ma oskan öelda. Ja võib-olla ma ütlen kohe need põhikooli asjad ka ära, et enne kui ma jõuan ülikooli teemade juurde, olen jälle mina editimas seda videot ja ma just avastasin, et mul on mingid klipid kadunud. Rääkisin põhikooli eksamite tulemustest, ma sain matemaatikas, mul oli 1 viga, ehk siis mul oli 1 punkt maksimumist, eesti keeles mul oli 2 viga, ehk siis mul oli 2 punkti maksimumist. Ehk siis ma tegin põhikooli eksamid väga-väga hästi. Ma tegin oma valikeksami keemias. See oli mu lemmikõppeaine põhikoolis ja mul läks keemiaeksam ka väga hästi, ma sain 96 punkti ja kuna ma olin käinud juba keemia olümpiaadidel, ma olin selleks väga palju õppinud. Ma ei pidanud tohutult pingutama selle jaoks üldse, minu arust põhikooli eksamid olid väga lihtsad, vähemalt ma ei mäleta, et ma oleks nagu tohutult stressanud nende pärast. Täpselt samamoodi soovitan kirjandiks valmistuda. Nüüd kui rääkida nelikatsetest, ma nii-öelda tegin nelikatseid, aga mida ma soovitan, kui sa oled põhikoolis veel, sa ei ole veel 9. klass, siis ma käisin väga palju olümpiaadidel, ma käisin kogu aeg olümpiaadidel ja ma käisin just nendel olümpiaadidel, kus esiteks mul oli väga palju teadmisi, kus oli mul väga palju huvi nende asjadega tegeleda, pluss kus oli ka tõenäosus, et minu teadmised viivad mind riigivooru. Miks? Sellepärast, et kui sa saad olümpiaadilt riigivooru, siis saad automaatselt nelikatsetel igas aines 100 punkti, ehk siis ma sain nelikatsetel maksimumpunktid. Kui sa lähed olümpiaadile, siis sul on koolivoor, piirkonnavoor, ongi vist riigivoor. Ma sain vist keemia ja loodusteaduste olümpiaadi ja äkki ka eesti keele riigivooru. Ja läbi selle ma sain gümnaasiumisse ja ma sain valida, mis gümnaasiumisse ma lähen. Ehk siis ma tegelikult ei õppinud nelikatseteks nii nagu teised õppisid, aga ma mäletan seda, et nelikatsed olid kõigi jaoks mega raske. Mida ma veel ütleks on see, et nelikatsetel ei tasu minna närvi, kui sa ei tee kõiki ülesandeid ära või kui sa ei oska kõiki ülesandeid, sest et ma mäletan, kui ma vahetasin põhikoolis ja läksin nii-öelda siis eliitkooli katsetele. Ma ka ei teinud nii reaalis kui kaagis mõningaid matemaatika ülesandeid, aga ma sain ikka väga kõrged punktid. Ma olin seal pingereas üsna kõrgel ja ma sain nii kaagi kui reaali sisse. Ehk siis ärge stressake selle pärast, kui teil midagi tegemata jääb. Nelikatsete mõte ongi nii-öelda filtreerida õpilasi, näha, kui kaugel õpilaste teadmised ulatuvad ja see ongi nende mõte ja ma olen juba öelnud, et ma ei toeta seda, aga jah, ühesõnaga ei tasu stressata. Nelikatsed ongi mega rasked ja need on meelega tehtud mega raskeks, et näha, kuidas õpilased selles olukorras hakkama saavad. Te küsisite mult veel hästi palju selle riigieksami ja CAE eksami vahe kohta ja kumb on kasulikum. Ma tegin mõlemad. Ma tegin riigieksami 11. klassis, kuna meie koolis tehtigi seda niimoodi ja CAE tegin 12. klassis. Kuna ma lihtsalt nägin, et miks mitte seda teha, pluss ma tahtsin välismaale minna. Aga ma kindlasti, kui sul on kahe vahel valida, ma soovitan kindlasti CAE-d. Miks? Sellepärast, et CAE-l rakendatakse laiendatud sertifikaati vist, mis tähendab seda, et kui sa saad üle C1, sa saad juba C2. Kui sa saad alla C1, ehk sa ei saa seda 180 punkti kätte, siis sa saad ikkagi B2.
ehk siis, kui sa isegi CAE-s ei saa seda 180 piiri kätte, siis saad B2, mis on riigieksami tase. Kui sa teed riigieksami, siis su maksimum, kuhu sa võid jõuda, ongi B2. Sul ei ole võimalik riigieksamil C1 taset saada. Teine põhjus, miks ma seda soovitan, on see, et C1 on eluaegne sertifikaat, see ei lõpeta kehtivust. Ma näiteks ei näe üldse pointi, miks tehakse Jeltsi eksameid, võib-olla need on lihtsamad, aga see kaotab oma kehtivuse, sa ei saa seda tulevikus enam kasutada, pluss see maksab. CAE-d gümnaasiumis teha on nüüd minu arust tasuta, vähemalt mina tegin seda tasuta ja üleüldiselt ka CAE-d kasutatakse palju rohkem. Me just arutasime Karliga, et me oleme riigieksamit inglise keeles mitte kunagi kasutanud, isegi Eesti ülikoolid ei taha riigieksamit inglise keeles, kuna Tartu Ülikoolis ei ole isegi kriteerium, et sul on inglise keele eksamil või mis punktid seal on. Ja Tallinna Ülikool tahab B2 taset, aga kui sa oled teinud CAE ja saanud C1 taseme, siis see tähendab, et sul on B2 taseme mõistes maksimumpunktid ja üle selle. Ehk siis minu matemaatika järgi on igal juhul palju mõistlikum teha CAE. Keegi ütles, et kui sa lähed ülikooli kandideerima ja sa oled teinud inglise keele riigieksami, siis see protsent on kõrgem. Ma ei ole sellega väga nõus, sest et tegelikult see, et sa riigieksamil saad väga head punktid, peab olema üsna kindel, kuna see ongi ainult B2 tase, see on elementaarne, et inimesed saavad seal umbes 80-90 punkti. CAE-l on palju rohkem punkte, maksimum 210 punkti, ehk siis see, et sa saad suurema protsendi kui riigieksamil on väga võimalik, kuna näiteks ma sain riigieksamil vähem protsentuaalselt punkte, kui ma sain CAE-l, aga CAE on C2 tase. Ühesõnaga, näiteks kui sa CAE-l saad juba üle 180 punkti, see tähendab, et see on 210-st 85,7% protsentuaalselt, mis on väga hea, väga kõrge, aga jõudu ja kindlasti arutame õpetajaga selliseid asju, aga kui sul on viimase hetke küsimus, uurida äkki sa võid mõlemaid korraga teha. Nüüd jõuame siis ülikooli kandideerimise juurde.